Tere! Mina tutvustan teile sellist esitluse tegemise võimalust nagu Prezi. Prezil on väga palju erinevaid taustu, millele oma esitlust luua ning väga palju erinevaid võimalusi, et neid sama olemasolevaid tausta ka muuta. Samuti on võimalus need taustad täitsa ise teha. Aga kõigepealt get started ehk alustame. Nüüd alguses võib tunduda ehmatav, et see on tasuline, aga tegelikult valides public või siis education on siis võimalus tasuta seda Prezit kasutada. Nüüd on vaja sisse ennast logida. Minul on see konto olemas, et minul on see lihtsam. Siin on vaja panna siis oma andmed, eesnimi, perekonnanimi, email, salasõna ja siis kes sa oled, et kas ärimees, õpetaja või nii edasi. Ja samuti on võimalik ühildada seda oma Facebooki kontoga, mis on minu jaoks lihtsam. Selleks, et luua uut Prezi esitlust, on vaja valida New Prezi. Vahepeal võivad tulla sellised viiruseteated ette, et pead lubama oma arvutil neid veebisaite kuvada. Vahepeal võib Prezi laadimine aega võtta, eriti kui internet on natukene aeglane. Nüüd siin on igasugused erinevad taustad, millele siis oma esitlust luua. Valides more leiad veel rohkem võimalusi. Tavaliselt mina kasutan seda more. Et siit siis valid endale sellise tausta ja saad hakata looma. Samuti on võimalik võtta ka tühi Prezi esitlus ja siis saab siia järjest neid ringikesi ja asju juurde lisada. Nüüd ma näitan teile ühte esitlust, mis mul on juba valmis tehtud. Selleks ma väljun sellest. Ja minu Prezid on siin, et näiteks selline asi nagu Vormsi rahvarõivad. Et kui mul on see olemas, see esitlus, siis pääsen ma sellele igalt poolt ligi, kui ma oma kontosse sisse login. Ja samuti on võimalus mul seda muuta. Et praegu ma näitan teile, et mitte ma ei hakka uut looma, aga muudan siis oma seda olemasolevat. Et ma loodan, et sellest on aru saada, et kuidas siis seda teha. Siin klõpsates saab siis kirjutada pealkirja. Pealkirja saad stiili muuta, fonti muuta, suurust muuta, panna numeratsiooniga, saad muuta asendit. Et minule meeldib see esimene, mis mul oli kõige rohkem, et siis saab panna ka alati, kui võtad kasti ümbert ära, saad panna undo, ehk siis ta teeb selle samasuguseks, nagu ta alguses oli. Nüüd liikudes järgmisele, et see on minu siis esimene slaid, liigun järgmisele ja tuleb siis mulle järgmine nii-öelda slaid. Et siin on ka lihtsalt tuleb ette kast ja siis ma saan siia kirjutada. Nüüd alguses võib tunduda see väga keeruline, aga nende olemasolevate taustadega on äärmiselt lihtne seda teha. Küll aga võib minna natukene keerulisemaks siis, kui soovid endale juurde lisada asju. Et siin on näiteks võimalus muuta teemat, tausta. Saad valida siit endale faili, mida sa tahad panna taustaks. No, proovime näiteks seda, et mul on siin üks pilt. Ja soovin, et see oleks minu esitluse taust, et siis tuleb selline. Kõige parem on siis seda vaadata nii, et sa võtad selle terve pildi, et see siia üldse ei sobi, et jälle vajutan siis, et ta tühistaks selle käsu. On võimalik võtta siit erinevaid värve, erinevaid stiile, ja siis vahepeal, kui juhtub niimoodi, et see tekst kipub selle kasti seest välja minema, siis saab selle ringile või nii-öelda sellele ringile klõpsates siis seda suuremaks ja vähemaks muuta. Tekstiga on sama lugu, ka teksti saab suuremaks muuta ja väiksemaks muuta. Siis on võimalik lisada juurde slaide. Minul seda hetkel vaja ei ole. Siis on võimalik muuta slaidide järjekorda. On võimalik
lisada siit igasuguseid sümboleid, kujusid. Hästi hea on see, et Presil on, saab otse otsida Google'ist pilte. Siit natukene läheb aega, sest ta laeb, et no näiteks võtame siit stickers. Et siin on siis erinevad kohe alamkategooriad, mida saab valida ja piisab vaid sellest, kui sa võtad sellest ikoonist kinni ja rohistad ta oma töö peale ja siis ta sul siin ongi. Seda on võimalik väiksemaks teha, lisada lemmikutesse. Lemmikutesse on hästi hea siis, kui on mõni selline väga huvitav kujund, mis tahad endale lihtsalt kättesaadavaks teha, siis siit pärast saad selle favorite sealt kätte. Meil on siin. Ei olegi, üks nool on. Et ja samuti on võimalik siin igasuguseid muusikat lisada, PDF-e panna, PowerPointe, igasuguseid kujundeid muuta, et kõik võimalused on olemas. Loodan, et Presis saab ka teie lemmik.